Ja keskkonnamõju strateegiline hindamine üldplaneeringule on kohustuslik ja keskkonnamõju strateegiline hindamine ütleb, et tuleb arvestada just nimelt keskkonnakaalutlustega, võtta arvesse välja toodud keskkonnakaalutlusi siis strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel, tagada igasugune kõrgetasemeline looduskaitse ja lisaks ütleb veel, et tuleks edendada säästvat arengut. Ja hetkel on tõesti, nagu juba mainitud, välja kujunenud praktika see, mida toetab nii direktiiv kui meie seadusandlused on väga looduskeskkonna keskne ja teemasid haaratakse sotsiaalkultuurilisest ja majanduslikust poolest ainult näpu otsaga läbi keskkonnamuutuste. Aga praktikas on kindlasti juhtumeid, kus tegelikult me peaksime mõtlema ka laiemalt majanduslike ja sotsiaalsete mõjude peale ja seda skaalat rohkem avama. Praktikas on näiteid, kus siit-sealt on ka omavalitsused tegelenud laiemalt mõjudega, kui seda ütleb keskkonnamõju hindamise juhtimissüsteemi seadus ette. Üks keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk, mida mainiti, oli see ka säästva arengu edendamine. Ja see oli täitsa eraldi välja toodud looduskeskkonna põhimõtete juures. Ja sellest ma tahtsin paari sõnaga rääkida, et kui säästva arengu kontseptsioon tekkis, siis oligi mõte, et kui me vaatame pikaajalisi arenguid ruumis või üleüldiselt, siis leiti, et tasakaalu mudel, mis tagaks jätkusuutliku arengu, oleks selline, kus oleks arvesse võetud 3 laia komponenti terviklikult ja võrdsel määral, ehk oleks tagatud võrdselt keskkonna, sotsiaalsed ja majanduslikud aspektid ja et see ühiskondlik areng toimiks, siis seda illustreeriti sellise taguriti mudeliga, et ta oleks tugev ja toimiv, oleks 3 jalal stabiilne. Aga rahvastikuarvu kasvuga, taastumatute loodusvarade järjest suureneva kasutuselevõtuga muutus looduskeskkond kaitsetumaks, ehk siis looduskeskkond on üks, mis iseenda eest kaasa rääkida ei anna, ehk me peame selle peale rohkem mõtlema, see vajabki eraldi protsessi, et me nende teemadega tegelema, siis see säästva arengu kontseptsiooni mudel arenes edasi ja praeguseks leitakse, et seal peaks tekkima nii-öelda sidususe mudel. Et me vaatame kõiki olulisi teemasid, on need looduskeskkonna teemad, on need sotsiaalse kaalutlusega teemad, majanduslikud teemad ja me leiame sealt nende teemade grupis sellise ühise mõistliku lahenduse, ehk et need teemad oleks omavahel kenasti lõimunud ja kõiki nii-öelda ebasoodsaid mõjusid oleks sealjuures arvestatud ja need võimalikult suures ulatuses siis leevendatud või minimeeritud just looduskeskkonna poolt. Ehk siis tuleks tegeleda nende kõiki 3 komponendiga ja leida lõpuks tõesti see tasakaalustatud lahendus, millega me pikas perspektiivis arvestada saame. Ja juba Pille sissejuhatuses, Merja sissejuhatuses nendel üldplaneeringu komponentide ja teemade puhul, mida me vaatama peame, on sisse tulnud see, et me peame järjest rohkem tegelema, on olulised sotsiaalsed, kultuurilised ja majanduslikud mõjud, siis me peaksime seda fookust tõesti laiendama. Ja üldplaneeringu, vist alguseks ma nüüd sissejuhatuseks täna mainin, aga üldplaneeringu protsessi paremaks läbiviimiseks on Rahandusministeerium välja andnud üldplaneeringu nõustiku, mis on üsna värske ja sai üles rikutatud esmaspäeva hommikul planeerimine.ee kodulehele. Et on pikalt küll tehtud, aga värskelt kätte saada. Siis üldplaneeringu nõustik just nimelt viitab ka asjaolule, et tuleks tegeleda järjest enam asjakohaste mõjude hindamisega ehk laiema mõjude hindamisega, mitte ainult nii kitsalt keskkonnamõju strateegilise hindamisega. Avada neid teemasid ja tõesti piirkondlikust eripärast tulenevalt vaadata, et kas vajavad lisaks kehise temaatikale hindamist ka muud teemavaldkonnad.
Ja selles samas üldplaneeringu nõustikus on kenasti välja toodud uus mõiste ja ka sisustatud see, mis on asjakohased mõjud ja mis võiks olla asjakohaste mõjude hindamine. Et asjakohaste mõjude all mõistetakse siis kõiki mõjusid, majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkondlikke mõjusid tervikuna. Ja seadusandja on tõesti jätnud siis üldplaneeringu koostaja otsustada, mida, millal ja kuidas ta hindab. Aga siinjuures pööran siis veel tähelepanu sellele skeemile ka, et lahti selgitada, mis need asjakohased mõjud on. Ükskõik mis tegevus, mida me ellu soovime viia, sellega kaasnevad paratamatult otsesed või kaudsed mõjud. Ja need ongi nii-öelda need tavaliste mõjude pakett, mida me peame hindama hakkama ja selekteerima välja, millised nendest kaasnevatest otsestest ja kaudsetest mõjudest on olulised looduskeskkonna poole pealt, kus tuleb sisse siis keskkonnamõju hindamise juhtimissüsteemi definitsioon, mis ütleb teatud teemavaldkondade puhul, et need on kindlasti olulised teemad, mida siis tuleb hinnata iga tegevuse puhul, kas kaasnevad sellised mõjud, kas sellised künnised on näiteks ületatavad. Ja kuna keskkonnamõju strateegiline hindamine on reguleeritud ja eraldi sisustatud veel keskkonnakehisega, siis nii-öelda oluliste mõjude pakett on kohustuslik tavalistest mõjudest välja selekteerida ja ära hinnata. Aga nendest samadest kaasnevatest mõjudest võib siis just kohalik omavalitsus juurde mõelda, et jah, kehise mõttes näiteks need mõjud ei ole olulised ja me nendega otseselt tegelema ei pea, aga meil ei ole seda infot, mis aitaks meil otsustada, kas majanduslikust vaatenurgast või sotsiaalsetest, kultuurilistest mõjude vaatenurgast, et me siiski soovime neid mõjusid ka rohkem selgitada ja otsuses arvesse võtta. Näiteks mõju eelarvele, tervisele, mis on mõnedes kohalike omavalitsuse piirkondades oluline, siis ta toob need teemad sinna sisse ja ütleb, et ka nende mõjudega tuleks tegeleda, sest need on asjakohased mõjud meie omavalitsuse lõikes. Ja asjakohased mõjud võib määratleda mitte ainult kogu omavalitsuse territooriumi ulatuses, vaid näiteks siin territooriumil, siin linnaosas meil on aktuaalselt sellised probleemid, me selgitame välja ja tegeleme ka nende mõjude hindamisega. Asjakohaste mõjude osas ei ole ei planeerimisseadus ega kehis välja toonud ei menetlusnõudeid ega sisunõudeid. Ja praegune üldplaneeringu nõustik annab ka soovitused rakendada siiski keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi, aga seda teemade valdkonda siis avardada. Ja tõesti kaalutleda omavalitsusel ise, millised on need mõjud, millega me tegeleda tahame või tegelema peaksime. Ja ega meil üldplaneeringute puhul veel väga head näidet ei ole, kus oleks seda laiemat asjakohase mõjude hindamise protsessi rakendatud või keskkonnamõjusid terviklikult hinnatud. Aga üks näide, mille osas Rahandusministeerium ise eeskuju näitas, kus ta seda sarnast lähenemist rakendas, on merealade planeering ja selle mõjude hindamine, kus merealade planeering on mõjude hindamise hanke juures, siis Rahandusministeerium ütles välja, et mõjude hindamisel tuleb lähtuda laiapõhjalisemast hindamisest, et tuleb siis hinnata ka lisaks sotsiaalseid, majanduslikke ja kultuurilisi mõjusid, lisaks keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessis toodud teemavaldkondadele ja kogu protsessi puhul lähtuda siis KSA reeglistikust. Ennem hanke korraldamist Rahandusministeerium koostaski veel ise merealade planeeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsuse eelnõu, kus ta panigi kirja, millised on need olulised teemad, mida tema protsessi eestvedajana näeb, et oleks vaja hinnata. Ja pärast seda korraldas hanke, kus kaasaski konsultante, kes peaksid siis erinevate teemade mõju hindamisega tegelema. Ja siis sai juba ekspertgrupp üle vaadata
mis vajab veel lähteseisukohtades ja Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsuses täpsustamist, et oleks tagatud kindlasti need Keskkonnamõju hindamise juhtimissüsteemi kohustuslikud elemendid. Et võib-olla sellele slaidile veel täpsustuseks, et eelmistel koolituspäevadel on siin tekkinud küsimus, et kus neid inimesi ikkagi võtta, et kas meil on üldse kultuuriliste mõjude hindajaid, et kes hindab Eestis majandusmõjusid planeeringutega, et see tegelikult on aktuaalne teema selliste suurte projektidega, nendega võib-olla on lihtsam, et ülikoolid on tihtipeale huvitatud, Tallinna Ülikoolist on meie koostööpartnerite lõikes, on meil olemas kultuuriliste mõjude hindaja, Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskus, Praxis, Ernst & Young, sellised konsultatsioonibürood tegelevad ka otsapidi juba majandusmõjudega, mis muuhulgas võivad siis mingi planeeringuga seotud olla, kuid tõsi ta on, et võib-olla see valdkond alles hakkab jõuliselt välja kujunema ja konsultandid ka õpivad seda teemat veel. Nii et kui ikka veel pole küsimusi, siis räägib Merje nüüd natukene jälle meil. Ja mina tahtsin nüüd rääkida jälle sellisel üldisel teemal, et kui me ütleme sõna üldplaneering, siis tegelikult igal ühel tekib mingisugune ettekujutus. Ja ütleme täitsa ausalt, kui me hakkaksime nüüd võrdlema neid ettekujutusi sellest üldplaneeringust, siis need oleksid täitsa erinevad. Igal ühel meil on erinev mõte, mille jaoks me seda üldplaneeringut koostame, mis see üldplaneering üldse on. Ja kõige levinum on tegelikult see, et kui me räägime üldplaneeringust, siis inimestele tuleb kas mõttesse või silma ette kohe menetlus. Menetlus on väga selline silmapaistev ja pikk ja tihtipeale ka keeruline järgida. Ja menetlus veel sellepärast, et menetlus on ainus, mida saab tõsiselt kontrollida checklistiga, et kas on tehtud või tegemata. Ja sellise checklisti tegemine tihtipeale ongi see, mis jääb meelde üldplaneeringust. Mina tahan öelda ka seda, et tegelikult üldplaneering koosneb ikkagi mõlemast poolest. Üks on sisu ja teine on menetlus. Sisu on see visioon, see eesmärk, need suured strateegilised mõtted ja selle alusel seatud konkreetsemad tingimused. Ja tegelikult me peaksime ise planeerijatena muutma seda kuvandit, et planeeringust tekiks kõigepealt see visioon, idee ja mõtteviis, mis asi see planeering on. Ja alles siis tekiks ettekujutus sellest, et on menetlus ka. Miks see menetlus seal juures on selline suhteliselt keeruline, et meil on Eestis palju erinevaid haldusmenetlusi. Planeerimine on ainult üks, ma ei tea, mitmesajast haldusmenetlusest. See on sellepärast, et kui me mõtleme endast ümbritseva ruumi peale, siis meil ju puudub tegelikult tõsikindel teadmine, kuidas ruum peaks olema või mis selles ruumis peaksid olema. Mina arvan, et selle koha peal peaks olema näiteks loomemajanduskeskuse maja, aga mõni teine ütleb, et ei, siin võiks olla elamu. Ja kolmas tuleb ütleb, ei, siin võiks olla hoopis pilvelõhkuja. Või mida iganes muud veel. Et selles mõttes ruum meie ümber ei ole mitte midagi sellist, mille kohta meil on tõsikindlaid teadmisi, et see üks asi peab just selle koha peal olema. Igasuguseid asju võib olla igasuguse koha peal. Mina arvan, et nii on õige, keegi teine arvab, et teisiti on õige. Ja see ongi see, et mida kindlam ja mida rohkem ma olen mõelnud oma visiooni, oma selle strateegilise mõtte peale, kuidas see ruum meil siin on, mis seal on vajalikud elemendid, seda parem on mul ka teistele selgitada. Mina arvan, et selles ruumis on tasakaal siis, kui seal on sellised ja sellised ja sellised asjad. Aga kui seal on sinu visioon on ellu viidud, siis ma ei arva, et see ruum on tasakaalus. Ja see tähendab seda, et kuna me ei tea tegelikult tõsikindlalt, milline see ruum peaks olema või peab olema, siis me tegelikult näitame teistele ainult oma ideid, oma visiooni, oma mõttemaailma, oma eesmärke. Aga kuidas ma selgitan, et minu eesmärgid, minu visioon on kõige parem, see, mida tegelikult peaks hakkama ellu viima. Ja selle jaoks ongi see menetlus vajalik. Mida lahtisem on see tulemus, nagu see ruumi puhul tavaliselt on,
seda keerulisem või seda rohkem on neid kohustuslikke nüansse siis seal selles menetluses. Et kui meil oleks üks ja kindel asi, siis oleks ka menetlus palju lihtsam. Et see menetlus peaks ikkagi olema selle idee ja visiooni teenistuses selleks, et oma seda ideed ja visiooni ellu viia. Et kui me ainult menetlusele rõhume või ainult seda teeme, siis me saamegi ainult väga hästi menetletud planeeringu. Aga kas see visioon on ka selline, mis teistele meeldib, kus nad tahavad seda ka ellu viia, seda me üldse teada ei saa. Aga mida rohkem me nagu kuulame sisuliselt seda poolt ja mõtestame läbi ja põhjendame ja kaalutleme, milline sisuliselt see ruum võiks olla, seda parem on pärast seda menetluse läbi ise saada teada ja kontrollida, et see mõte oli hea ja teistele tutvustada. Nagu ma ütlesin, lihtsam on neid erinevaid asju hakata ellu viima, kui inimesed saavad aru, miks see niimoodi on, miks see taust seal selline on. Ja see menetlus peaks olema abiks selleks, et inimestele selgitada, kuidas need asjad seal siis on. Aga ilma menetluseta me ei saa ja ütleme ausalt, see koostamise korraldus ongi väga suures osa selle menetluse läbiviimine selle sama visiooni saavutamiseks või visiooni kirjapanemiseks. Ja räägikski sellest korraldusest siis edasi, et kuidas seda mõistlik vähemalt ideaalmaailmas paika panna on. Et selle slaidi peal on siis meie mõtted, kuidas asjad võiks olla. Et kuna üldplaneeringu koostamine on selline vastutusrikas, kindlasti pikk ja väga põhjalik protsess, siis ilmselgelt on omavalitsuses vaja inimest, kes selle eestvedamisega tegeleks. Ja see eestvedamine ei ole tõesti nii-öelda ainult see menetluse pool, see tegelikult tähendab ka päris korralikku sisulist tööd. Ehk siis tahaks väga öelda, et suuremas omavalitsuses ta on täistöökohaga töö igal juhul. Kahtlemata ei ole teie see õige audients, kellel seda väga rõhutada. Merje loodetavasti rääkis seda volikogudele just olles läbinud põhjaliku volikogude koolitamise tuuri. Nii et sellega peab arvestama, et ta võtab tööaega igal juhul. Lisaks sellele, et tõesti igapäevaselt on vaja protsessi vedada, sellega tegeleda, vaja on langetada ka otsuseid, pisikesi vaheotsuseid, suuremaid vaheotsuseid. Selle teema lõikes, kas me reguleerime asju natuke karmimalt või natuke leebemalt, kas me üldse seda teemat lahendama või mitte, nii edasi, nii edasi. Seega ilmselgelt peab otsustaja olema ka kaasatud. Ideaalis praktikas on kõige paremini vast töötanud see, kui on kaasatud kas abilinnapea või abivallavanem. Teinekord, kui on väga suur huviline vallavanem või linnapea, kes tahab ka olla üldplaneeringu protsessiga tihedalt seotud, on see muidugi ainult tervitatav. Aga tihtipeale on nii, et päris suurtel juhtidel võib-olla nii palju aega ei ole ja siis teinekord piirdub see lihtsalt huviga, aga on erandeid. Nii et igal juhul kas abivallavanem või abilinnapea või lausa linnapea ja vallavanem võiksid olla siis sellise olulise arengudokumendi koostamisega kursis. Ja kuna planeerimine igal juhul on ka poliitiline, et igal juhul valikute langetamine sõltub meile praegustest väärtushinnangutest, mis muidugi võiks olla pikemad kui üks valimisperiood, peaks olema ka volikogu kaasatus midagi enamat kui ainult planeeringu vastuvõtmine või eskiislahenduse läbiarutamine. Ehk siis ideaalis jälle võiks olla volikogu vastava komisjoni esimees või mõni aktiivsem volikogu liige kaasatud ka üldplaneeringu juhtrühmas. Et kõige mõistlikum on tõesti omavalitsuses koostada selline, ütleme 5 kuni 6 inimesest koosnev juhtrühm, kes arutab teemasid läbi, veab protsessi, jõuab samm-sammuliselt kogu aeg lahenduse väljatöötamisel edasi liikuda ja saavutab niimoodi sellise laiapõhjalise tasakaalustatud planeeringu lahenduse. Teinekord on vaja ka temaatilisi töörühmi, kui on tõesti suur, keeruline, võib-olla vastu ühinenud omavalitsus, kus võib-olla pikka aega ei ole ka uusi üldplaneeringuid koostatud. Jah, võib olla ka teemarühmade vajadus. Neid aga võiks eelkõige täiendavalt juhtida läbi selle sama juhtrühma, ehk siis temaatiliste arutelude kokkukutsumine võiks olla pigem selline
vastavalt vajadusele ja juhtrühma poolt initsieeritud protsess. Ja mis võib-olla on oluline, on see, et sellest kõigest ei pääse ka siis, kui kaasatakse konsultanti. Et konsultandi kaasamine nii, et omavalitsuses tegelikult sellist sisulist tööd ei tehta, see viib paratamatult selleni, et see üldplaneering ei tule väga hea, et sellega ei ole igapäevaselt midagi teha. Et vähegi mõistlik edasises elus kaasa aitav planeering sünnib ikkagi nii, et omavalitsus ja konsultandi kaasamisel konsultant panustavad mõlemad sellesse protsessi. Et päris üksinda konsultant, kui teeb planeeringu, siis ta kipub olema selline mitte piirkonna olusid arvesse võttav, nendest lähtuv, vaid rohkem selline üldine arengudokument, millega võib-olla ei olegi teinekord midagi väga hästi ära teha. Avinurme on pisike omavalitsus, kes vahetult enne ühinemist jõudis veel nii-öelda uue seaduse järgi üldplaneeringu ära koostada. Ja siin on päris kenasti näha, et kes siis osalesid sellises lahenduse väljatöötamises. Ta oli raamatukogu juhataja, oli gümnaasiumist aktiivne õpetaja. Keskkonnaamet oli kaasatud algusest peale tööseminaridel, sest kohe alguses oli ka teada, et Avi jõe ehituskeluvööndit tahetakse päris ulatuslikult vähendada Avinurme aleviku piires. Seega oli mõistlik need teemad kohe alguses läbi arutada põhjalikumalt. Ja muidugi vallavalitsuse volikogu inimesed igal juhul ka. Nii et selline osalemine natuke laiemas ringis on jälle see üks garantii, mis annab planeeringust selle, mida Merje meile varasemalt rääkis, et need erinevad huvigrupid saaksid olla siis esindatud ja lahenduse väljatöötamisel kaasa rääkida. Ja nagu eks te ilmselt teate väga hästi, kuidas see töö käib, et enamasti ongi suur arutamine. Et kõige parem on võtta ühele poole seletuskiri, mis hakkab järk-järgult täiendama. Teisalt siis vaadata kaarti, arutada läbi piirkondi, arutada läbi teemasid. Et selles mõttes tõesti selline ühine mõtlemine, ühine väljatöötamine on kõige suurem tööosa üldplaneeringu koostamisel. Ehk siis küpsiseid ja viinamarju kulub palju, et sellega võite kohe arvestada. Nii ta enamasti on. Aga võib-olla veel kord rõhutada siis seda, et jah, et nii-öelda tööaega arvestades ilmselgelt sellel spetsialistil, kes üldplaneeringu koostamist eest veab, kulub seda kõige rohkem. Juhtrühm tegelikult käib ka ikkagi perioodiliselt koos, et on üksikuid näiteid, väga üksikuid, kus on lausa ette ära otsustatud, et iga kuu juhtrühm käib koos ja arutab midagi. Enamasti ta pigem jälle toimub natuke nagu paindlikumalt vastavalt vajadusele, kui see lahendus hakkab kujunema, hakatakse teemat arutama, aga igal juhul tõesti, ma arvan, keskelt läbi 10-15 korda käiakse koos ja arutatakse kindlasti. Ja siis volikogu temaatiline komisjon võiks siis tõesti ka planeeringut korduvalt üldplaneeringu puhul arutada. Ja juhul, kui on konsultant kaasatud, siis ta võib olla ka kõikide arutelude juures, ei pruugi, ka see on otsustamise koht. Just selles osas, et kui palju te tahate konsultanti kaasata, et seda vist Merje veel ei rääkinud või rääkis. Ei, see tuleb pärast sinult. See tuleb pärast poole, ehk siis see, et konsultandi vajaduse üle otsustamisel on kõige olulisem tõesti võib-olla läbi mõelda seda, et mida te niikuinii ise võiksite teha, mida te juba tahate ja oskate ja peategi paremaks ise teha. Et võib-olla konsultanti on vaja mingite teemade lõikes, mingite konkreetsete asjade abistamiseks, aga mitte nii-öelda täispaketina. Aga miks ta võib-olla kasulik on teinekord konsultanti kaasata, et enamasti on konsultantidel võib-olla natuke pikem kogemus, võib-olla nad on kokku puutunud erinevate piirkondade, erinevate võimalike lahendusteedega, oskavad soovitada sellist võimalikku just nimelt seda, kuidas asju lahendada ja vaadata asju natuke kaugemalt, ehk siis pisut selline kõrvalseisja, kuid samas varasema kogemusega inimese pilk on teinekord kasulik. Aga tõesti kohalikke väärtusi, kohalikke tavasid konsultant ei kipu teadma, et isegi siis, kui ta on tubli, katsub ennast sellega kurssi viia,
see ei ole päris selline asi, mida nii-öelda saaks kohe aru või millega saaks kohe tegeleda. Aga kui need kaks poolt kokku panna, siis teinekord on tulemus päris hea, et see läbimõeldud ruum võib sellises koosluses päris suure tõenäosusega tekkida. Aga võib-olla konsultandi rolli veel natukene lahti rääkides, et tõesti on sellised tabud, on asjad, mida konsultant mitte mingil juhul ei saa teha. Et ilmselgelt on see otsuste langetamine, et konsultant saab soovitada erinevaid lahendusteid, kuid otsuste langetamine on igal juhul omavalitsuse õlgadel. On need vaheotsused just nimelt juhtrühma näol või suuremad protsessi otsused nagu vastuvõtmine, kehtestamine. Ja selle raames võib-olla üks selline natuke hell teema on ka võib-olla selline põhimõtete tingimuste peale surumine võib-olla hästi äärmuslikult öelda, aga teinekord nagu konsultant tahaks hirmsasti midagi selget soovitada, et meile tundub, et nii on kõige mõistlikum. Samas ka siin on ikkagi omavalitsuse roll määrav, ehk siis kohalikest tavadest, sellest, kuidas elu edasi läheb, sellest lähtuvalt peab toimuma otsustamine ka põhimõtete tingimuste osas. Protsessi juhtimine peaks olema ka omavalitsuse püha ülesanne. Tehnilist tuge saab muidugi siin omavalitsus pakkuda, samamoodi konsultant saab pakkuda ka seda, et nii-öelda vajadus natuke tagant torkida või hoida ka näpuga järge, et meil saab kohe 14 päeva täis, meil saab kohe 30 päeva täis, kas vastused on juba laekunud, nii edasi, seda saab teha muidugi konsultant väga hästi. Aga üldjuhul selline suur juht peab olema omavalitsus ja see peab olema nähtav ka avalikel aruteludel näiteks. Et kui me räägime ikkagi omavalitsuse strateegilise arengudokumendi koostamisest, siis avalikke arutelusid peaks juhtima omavalitsuse nii-öelda üldplaneeringu tegija, vähemalt tegema põhjaliku sissejuhatuse, modereerima ja nii edasi. Lahendus selgitada võib ju konsultant, kuid samas roll, mis on peamine, peaks olema kindlasti omavalitsusel. Ja muidugi, eks konsultant saab abi pakkuda siis vormistuse osas, lahenduse nii-öelda kokkukirjutamise osas, kindlasti võib-olla erinevate analüüside, kartograafilise, geoinformaatilise materjali ettevalmistuse osas, see on kindlasti ka selline nii-öelda tehniline pool, mida põhimõtteliselt siis konsultant võiks teha küll. Ja kõige selle jaoks, mida konsultant teeb ja mida mitte, aitab kaasa võib-olla natuke ka üks juhend, mis on ka hiljuti valmis saanud soovitused ruumilise planeerimise konsultatsioonihanke läbiviimiseks, mis valmis ka Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna ja planeerijate ühingu koostöös ja mille mõte ongi just see, et aidata natuke omavalitsusi just enne üldplaneeringute hankeid läbi mõelda juba hanke korraldamisel, mida täpsemalt tahetakse, kuidas see tulemus oleks võimalikult hea ja anda siis tõesti näpunäiteid ka tulenevalt uuest riigihangete seadusest, mis annab võib-olla päris häid võimalusi just planeerimishangete kontekstis, et päris mitmed teemad, mis varasemalt olid sellised natuke ebameeldivad hallid alad, nagu näiteks varasem konsultatsioon, et kui te tahaksite aru saada, mis see üldplaneering üldse tähendab, kui palju üldse töömahtu, kui palju raha selleks kulub, et see on uue seaduse järgi kõik täiesti aktsepteeritav, pigem mõistlik, et tulebki pakkujate käest ka varem võib küsida ja ei ole ka ohtu, et need samad, kes siis seda infot annavad, ei saaks hiljem pakkuda, kui on antud kõigile võrdne info potentsiaalsetele pakkujatele ja piisavalt aega pakkumise koostamiseks, nii et kõik sellised teemad on päris hästi uues riigihangete seaduses ära fikseeritud ja on tulnud juurde ka hankemenetluse liike, nii et sellest kõigest see juhend räägib päris palju. Aga soovitus peamine, mis tõesti on see, et enne hanke korraldamist oleks mõistlik kindlasti läbi mõelda, et mida täpselt te konsultandit ootate, mida te saate ise ära teha, mida on hea ise ära teha. Ja see panna ka hanke tehnilisse kirjeldusse kirja, et siis tulevad need pakkumised mõnevõrra täpsemad ja konsultandid suudavad oma aega ka võib-olla mõistlikumalt kavandada. Üks näide, mis ma tahtsin siin võib-olla veel ära rääkida, on just ühinenud omavalitsuste kontekstis oluline, et kui nüüd on uus suur mitmekesine vald
et igal juhul peab arvestama ka seda, et üldplaneeringu koostamise protsessi raames me peame korduvalt tegema töökoosolekuid, seminare ja ka avalikke arutelusid erinevates piirkondades. Ehk siis, kui seaduse järgi on meil tegelikult nii, et seadus otsesõnu ei nõua ka lähteseisukohtade ja VTK avalikku arutelu, me küll ise ei julgeks seda soovitada, hiljem sellest ka räägime, siis tegelikult minimaalselt 2, soovitavalt 3 ringi avalikke arutelusid tuleb igal juhul teha. Need tuleb teha ka piirkondades, sest ainult nii-öelda keskuses asja arutades ei hakka see planeeringu lahendus kindlasti tööl. Ja vähe sellest ka tööseminarid ilmselt tuleb teha ka teenuskeskustes, sest piirkonnad tihtipeale kipuvad olema päris erinevad ja see kohalike tingimuste väljatöötamine kindlasti vajab kohapealsete selliste võtmeisikute sisendit. Nii et kui te juba selle peale mõtlete, siis see arutelude arv, töökoosolekute arv tuleb aukartust äratab. Et see on endale hea vähemalt suurusjärguna enne välja mõelda. Ja muidugi konsultantidele meeldiks väga, kui see oleks ka hanke tehnilistes kirjeldustes kirjas, aga eks me saame ka aru, et seda teinekord on raske täpselt paika panna, sest konkreetset arvu ei julge keegi protsessi alguses öelda. Küll aga vähemalt siis näiteks see, et kas konsultant peab olema kaasatud kõikidel piirkondliketel aruteludel või tehakse osad ise või mitte, et ka see on meile hea info, et siis me suudame oma töömahtu paremini planeerida. Aga ma räägin sellest slaidi veel kiirelt ära ja kas siis Merje tahtis ka ju sõna. Et siin tegelikult proovitud on üles loetleda siis abimaterjalid, mis uue üldplaneeringu koostamisel teid aitavad. Nõuanded üldplaneeringu koostamiseks, värskelt valminud nõustik on täiesti ilusti olemas. Siis on mõni aasta tagasi koostatud selline pigem sissejuhatav juhend ka kahanevate piirkondade kohta, mis on pigem ülevaatlik, mis pigem toetub muu maailma kogemusele, mitte veel väga Eesti omale, aga võib-olla huvitav lugemine ikka. Värskelt on valmimas rohevõrgustiku planeerimise juhend, millest tuleb ka täna natuke pikemalt juttu, mis on pigem jälle selline üsna tehniline, üsna konkreetne, annab väga selgeid näpunäiteid, kuidas siis just üldplaneeringu koostamise protsessi raames pöörata tähelepanu ka rohevõrgustikule ja mida selle raames teha. Ja hiljuti on valmis saanud ka, tegelikult juba paar aastat tagasi on valmis saanud ka keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat, et ka sealt võib-olla saab kasulikku infot, et mida KSA puhul silmas pidada ja konsultandi kaasamisel arvesse võtta. Lisaks üldplaneeringute kontekstis hästi tähtsad on muidugi värskelt kehtestatud maakonnaplaneeringud. Võiksid olla suureks abiks, sest seal on mitmed teemad ikkagi läbi analüüsitud, suured pildid paika pandud, raamistikud olemas. Maakonnaplaneeringuid vaadates võib-olla hea on silmas pidada seda, et enamasti nad annavad 2 sorti nii-öelda soovitusi. Ühed on soovitused, nii-öelda suunised, ehk siis need on omavalitsusele pigem kaalumiseks, et kuidas seda konkreetses piirkonnas siis rakendada. Teisalt on terve rida ka konkreetseid tingimusi, ehk siis nii-öelda ülesanded üldplaneeringule, mida peab lahendama, mida peab rakendama. Et neid võib-olla on ka hea just selle silmaga läbi vaadata. Ja muidugi on seal paigas siis keskuste võrgud, rohevõrgustikud on enamasti uuendatud linnalise asustusega alad, kõik sellised teemad, mis üldplaneeringute kavanda või edasi tegemisel on kasulikud. Ja kõige tähtsam muidugi on see, et need samad inimesed, kes maakonnaplaneeringuid koostasid, on ju endiselt täiesti olemas ja ilusti valmis ka üldplaneeringute koostamises osalema. Saan ma aru Rahandusministeeriumist vähemalt, et regionaalsete talitustes inimesed saavad kindlasti aidata ka üldplaneeringute koostamise protsessis, et anda infot ja jagada selgitusi ja aidata võib-olla isegi töökoosolekutel mingi teema peale mõelda. Meie vaatame seda asja niimoodi, et 95. aastast on tegelikult kogu aeg loodetud, et kohalikud omavalitsused on ühel hetkel nii tublid ja nii tugevad, et teevad ise kõik üldplaneeringuid, kaasa arvatud ka üldplaneeringuid siis. Ja ütleme ausalt, meil on päris mitmeid kohalikke omavalitsusi, kes suures osas koostavadki ise üldplaneeringuid, aga kindlasti ei ole see kõigile jõukohane. Ja sellepärast me kuidagi ei alahinda konsultantide rolli ja veel kord siis rõhutan üle seda, et seal selles
konsultatsioonihanke läbiviimise jaoks kõige parem on ikkagi ise kõigepealt läbi mõelda, mida üldse soovitakse saada. Et Pille väga ilusasti ütles, et just äsja on saanud ring peale kogu Eestimaal. Me Rahandusministeeriumiga tegime selliseid koolitusi, tutvustuspäevi volikogude liikmetele. Et kõikides maakondades, see tähendab 15 tükki, ja mõeldud oli ta siis kõikidele volikogu liikmetele, kes tahaksid teada saada, mis selle volikogu liikme roll ja ülesanne siis üldse tegelikult on. Et mul õnnestus siis ka käia enamus neist läbi. Ja nendele volikogu liikmetele ma siis rääkisin ka sellest, et miks on tarvis nagu ise teha see eelnev töö enne ära ja mõelda, mida ma üldse tahan saada, mis asi see üldplaneering minu jaoks üldse on ja mida ma tahan saada. Et kuigi Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusesse on meil kirjutatud, et ühinenud ja liitunud kohalikud omavalitsused peavad tegema üldplaneeringu, siis meil ei ole mitte kuidagi ei piiratud ega täpsustatud, mida tegelikult peaksid need kohalikud omavalitsused seal siis lahendama. Ja see tähendab seda, et iga kohalik omavalitsus teeb seda iseenda jaoks, mitte ei tee Rahandusministeeriumi jaoks. Ja iseenda jaoks peab läbi mõtlema, mida peab tegema, millised asjad on abiks ja kuidas moodi tulevikus seda strateegilist dokumenti veelgi paremini ära kasutada. Et me oleme kord juba läbi elanud selle, kus ministeerium pani kohustuse teha üldplaneeringuid ja siis tehtigi meie jaoks üldplaneeringuid. Ja pärast on lihtsalt kohalikud omavalitsused hädas, et ei ole kõige paremini tööle hakanud. Et me tahaksime nüüd, et ikkagi iseendale tehtakse neid üldplaneeringuid. Ja kui nüüd selle hanke juurde tagasi tulla, siis läbi mõelda, mida sellest hankest soovitakse saada. Volikogudele ma rääkisin siis sellise loo, et kui te lähete pagari juurde, ütlete, ma tahan saada pagaritoodet, lähete konsultatsioonihanket küsima, ma tahan üldplaneeringut. Kuidas see veel oli? Meil on 10 000 elanikku ja 3 valda liiklused, ma tahaks saada üldplaneeringut, mis see maksab? Siis kui te lähete pagari juurde, ütlete, tahan saada pagaritoodet, siis pagar mõtleb, huvitav, kas ta tahab saada saia või ta tahab saada pulmatorti. No ma panen igaks juhuks pulmatordi hinna, sellepärast, et kui ta siis tellib, siis ma saia saan ikka teha. Ja siis vaatame, mis siis saab. Ja äkki ta siis üldse võib-olla ei telligi, no praegu kindlasti ongi, et väga palju juba on ära võetud neid konsultatsioonifirmasid. Ja siis pärast selgub, et tegelikult ei tahetudki pulmatorti, tegelikult hoopis taheti saada kuklikesi. Ja see tähendab seda, et välja mõelda, millised need kuklikesed on. Kas ma tahan abi ettevalmistusel või ma tahan abi kissi kandmisel, kissi lahenduse tegemisel või ma tahan abi vormistamisel või ma tahan abi, et keegi aitaks mul koosolekuid teha. Et milles ma abi soovin? Vaat see on see kõige tähtsam asi, et mida saaks teha ise ja milles ma abi soovin. Ja selle samase hankejuhend peakski olema abiks, et küsida seda, mida ma tahan. Nagu Pille ütles, ka neile on kõige parem, kui see tehniline kirjeldus, mida üldse soovitakse saada, on seal juures. Ja panen südamele seda, et seda küsimist ja seda tehnilist lahendust ei saa teha copy-paste. Teisel vallal on teistsugused asjad. Eelmisel korral olid teistsugused asjad, aga nüüd hetkel tahan ma vaat selliseid asju saada. Et vaat see ise läbi mõtlemise teema ja vaadata, millega ma võiksin saada ise hakkama, see on hästi oluline ja see tegelikult aitab seda protsessi tööle siis panna. Ja selle esimese meie ploki lõpetuseks ma saangi öelda seda, et vaadake siis ka planeerimine.ee kodulehekülge. Et ma üritan seda nii palju kui võimalik kogu aeg infoga kaasajastada, et eelmisel neljapäeval siis sai nõuandeid üldplaneeringu koostamiseks valmis ja sellele sai tehtud siis omaette lehekülg sinna üles pandud, et viimane näpuvigade parandamisega versioon on siis alates pühapäeva hilisõhtust ehk siis esmaspäeva varahommikust seal üleval. Ja see nõuandeid üldplaneeringu koostamiseks on meil siis vormistatud niimoodi, et te saate seda ka välja trükkida, kui te soovite. Aga ministeerium ei hakka neid välja trükkima ega neid kuidagi tiražeerima. Et kasutage selliseid abimaterjale, mõelge läbi, mida soovitakse ja siis tulevadki üldplaneeringud nagu väiksed ilusad seenekesed üle Eestimaa. Aga nüüd on kohvipaus, et
saame uksed lahti teha, õhku hinnata ja veidike ennast liigutada.